et alustame ülistuskooliga ja igal neljapäeval siis kell 7 koguneme siin selleks, et õppida ülistusest ja mitte lihtsalt siis, me ei räägi lihtsalt sellest ülistusest, mis toimub pühapäeviti nagu koguduse ees või nii, aga just see, et me oma igapäevaelus, et me ülistaksime Jumalat, et meil oleks üks ülistav elu Jumala suhtes, et meie elud ülistaksid Jumalat. Ja palvetame lihtsalt siin alguses. Isa, me tuleme sinu ette ja Isa, me avame kõik oma südamed ja Isa, me tahame õppida sinu käest täna. Me tahame õppida sinu sõnast ja me palume, et sa ilmutaksid meile oma sõna, et sa teeksid selle meile elavaks. Ja kui me loeme sinu sõna, et siis sa avaneks meile, et me õpiksime, mis on tõeline ülistus, et me õpiksime Jumala kartust, et me õpiksime sinu ligiolu kohta. Tänu sulle, Isa, selle eest Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ja ma võtan ka neid koosolekuid täiesti niimoodi, et ma ise ka õpin siin selles suhtes, et evangelismikooliga oli paljuski see sama, et ma kirjutasin lihtsalt üles mingid kirjakohad, mis mul olid südames ja koosoleku ajal Jumal hakkas ilmutust tooma nagu. Ja ma ise õppisin täpselt samamoodi, nii et me kõik õpime siin ja püha vaim on see, kes õpetab. Nii et täna ma räägin sellisel teemal nagu Jumala ligiollu tulemine. Ja see on nagu see esimene samm justkui ülistuses, mis me teeme, et me tuleme Jumala ligiollu. Ja vaatame Heebrealaste 4. peatükki. Ja ma loen 15. salmist Heebrea 4:15. Sest meil pole ju niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Nii et Jumal ütleb siin meile, et me saame julgusega minna armujärje ette. Ja kui sa kujutad seda ette, see räägib Jumala troonist tegelikult, see räägib Jumala ligiolust, et me saame julgusega minna Jumala ligiollu. Nüüd sellel on põhjus, sest et tegelikult see ingliskeelne tõlge, ta ütleb 16. salmis, sellepärast läki siis julgusega. Ja mille pärast siis? See eelmine salm räägib mille pärast, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Sellepärast me saame julgusega minna Jumala aujärje ette. Et kui me tuleme Jumala ligiollu, siis meie silme ees on see, mis Jeesus on teinud meie eest. Ja see on meie fookus, see on see, mille pärast me saame tulla Jumala ligiollu julgusega. See on see, mille pärast me saame tulla Jumala ligiollu ilma süütundeta, sest et Jeesus suri risti peal, Jeesus kandis meie patud, Jeesuse veri on meid puhtaks pesnud. Ja kui me tuleme nagu Jumala ligiollu sellise nagu süütundega, ja ma räägin sellest süütundest, et kui sa oled parandanud meelt, sa tead, et sa oled oma asjad Jumalaga korda pannud, kui sa oled millalgi pattu teinud või mööda pannud mingis olukorras või midagi valesti teinud, sa oled oma südames asjad korda pannud ja nüüd sa tuled ülistusse ja sa tuled süükse süütundega, et ma ei ole piisav ikkagi selleks ja ma ei tea, kas Jumal võtab mind ikka vastu ja ma ei tea, kas Jumal ikka kuuleb minu ülistust ja ma ei tea, kas Jumal tahab minu ülistust. See on vaenlase käest. See ei ole tõde, sellepärast, et Jumala sõna ütleb, et me saame julgusega tulla Jumala ligiollu ja oma tegude või oma õiguse pärast me ei saagi. Ja see oma mingisugune, me nagu oma lihas, me ei olegi nagu väärt seda, aga Jeesus, see, mis Jeesus tegi meie eest, see on see, mis teeb meid võimeliseks tulema Jumala ligiollu. See on see, mis nagu teeb meid õigeks selleks, et me saaks tulla Jumala ligiollu. Vaatame salmidesse, vaatame 100. laul siis, laul 100. Ja laul 100 ma loen 1. salmist. Hõisake Jehoovale kõik ilmamaad, teenige Jehoovat rõõmuga,
tulge tema palge ette hõiskamisega. Teadke, et Jehova on Jumal, tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Tema rahvas ja tema karjamaa kari. Tulge sisse ta väravast tänuga, tema õuedesse kiitusega, ülistage teda ja andke tänu ta nimele, sest Jehova on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Nii me näeme nagu seda hoiakut, millega me tuleme Jumala ligiollu. Ta räägib siin rõõmuga, hõiskamisega, siis ta räägib siin, et tänuga, 4. salm, kiitusega, ülistage teda, andke tänu ta nimele. Ükski sõna ei ole vingumisega, ükski sõna ei ole siis kuidagi tänamatusega või mingi sihukese vale suhtumisega, vaid siin on tänu, hõiskamine, rõõmutsemine, kiitmine, ülistamine. Et need on nagu need omadussõnad, mis kirjeldavad seda, kuidas me peaksime Jumala ette tulema. See südame hoiak, kuidas me tuleme Jumala ette. Et see ei ole mingisugune, me ei tule Jumala ette vingumisega. Me tuleme Jumala ette tänulikkusega. Ja kui seal on midagi, mis tekitab sulle mingisugust nagu sellist rahulolematust, siis sa pöörad oma silmad selle pealt ära ja sa pöörad oma silmad selle peale, mida Jumal on tegemas, mida Jumal on teinud, mida Jumal saab tegema, kes on tema, sest et me ülistame teda. Ja me nagu pöörame oma silmad oma võib-olla väliselt olukorralt ära ja me pöörame need Jumala peale. Ja kui me nüüd hakkame vaatama Jumala peale ja mida see tähendab, me paneme oma tähelepanu tema peale, selle peale, kes Jumal on. Ja nüüd need olukorrad, mis meie ümber on, need ei mõjuta meid enam, sest et nüüd meie tähelepanu on Jumala peal ja mida tema teeb, kuidas tema suhtub nendesse olukordadesse. Ja nüüd võib-olla enne ülistust või enne, kui sa tulid Jumala ligiollu, sa mõtlesid, kuidas see läheb ja kuidas ma sellega hakkama saan ja kuidas see olukord laheneb. Aga nüüd sa tuled Jumala ligiollu, sa pöörad oma silmad tema peale ja sa pöörad oma tähelepanu selle peale, et Jumalaga on kõik võimalik. Sa pöörad oma tähelepanu selle peale, et Jumal saab lahendada need olukorrad. Ja nüüd see perspektiiv muutub täielikult ja nüüd sa saad olla tänulik temale. Sa saad hõisata, sa saad kiita, saad tänada, ülistada teda. Ma tahan keskenduda sellele teemale täna, kui sa vaatad siia teise salmi siin samas salmides, salm 100, salm 2. Teenige Jehovat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega. Nüüd see sõna palge ette. Ma tahan sellele keskenduda täna, sest et kui me vaatame seda heebrea keeles see sõna palge või siis nagu nägu või see sõna nagu pale, siis tegelikult see heebrea sõna pale, see on siis see sõna paneem. See on siis, kuidas see heebrea keeles kõlab ja see tähendab kahte asja samal ajal. See tähendab nii nägu kui ka ligiolu. Ehk siis need on kaks asja, nad on ühes sõnas. Jumala nägu ja Jumala ligiolu. Jumala pale ja Jumala ligiolu. Need on ühes sõnas ja see on see sõna paneem. Nii et kui me võtame näiteks, me teame kõik seda õnnistust, mis vahest pastorid kuulutavad oma koguduse üle, seda õnnistust. Ja seal on see fraas, et issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Siis tegelikult me võiks seda lugeda ka niimoodi. Issand lasku oma ligiolu paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Mõtle selle peale, et Jumala ligiolu on tegelikult tema olemus. Kui sa vaatad inimese näkku, sa saad aru, kes ta on, eks ju. Sa tunned inimese ära tema näo järgi. Inimese ihu võib-olla, ta võib igast erinevaid riideid kanda, kui võib-olla sa näitad näed oma tuttavat, aga sa ei näe tema nägu, sa võid ainult tema riideid näha. Ja kui sa ei tea, mis tema tavalised riided on, siis võib-olla sa ei tunne isegi ära teda. Aga kui sa näed tema nägu, siis sa tunned tema ära, sest et see on, kes ta on, see on tema isik. Ja me näeme, et tema nägu ehk siis ka tema ligiolu, see nagu väljendab Jumala isiksust. Tema ligiolu väljendab Jumala isiksust. Ja kui me õpime Jumala ligiolu tundma, siis me õpime teda tundma. Kui me oleme Jumala ligiolus, siis me oleme tema palge all. Me oleme vaatamas tema palgesse, kui me paneme oma tähelepanu tema ligiolu peale.
Ja ma tahan lugeda lihtsalt täna erinevaid kirjakohti Vanast ja Uuest Testamendist, kus me näeme Jumala ligiolu manifesteerunult, kus me näeme, kus Jumala ligiolu sai reaalseks inimestele. Ja sest vahest meil on nagu selline arusaamine ka oma kogemuse põhiselt, et Jumala ligiolu on lihtsalt see, et ma kogen nagu sellist rahu ja rõõmu ja selline hea tunne tuleb. Ja vahest, kui Jumala ligiolu on eriti tugev, siis sa koged selline nagu Jumala ligiolu raskus võib-olla. Ja võib-olla mõned inimesed, nad on kukkunud maha Jumala ligiolus. Aga kui me vaatame piiblit, siis see ei ole ainus asi, mis, kui me räägime nagu Jumala ligiolust, vaid seal on nii palju rohkemat veel. Kuidas Jumal tahab oma ligiolu näidata, isegi füüsilistel viisidel, kus on näha Jumala ligiolu väga vägevatel viisidel. Vaatame teise ajaraamatusse. Alustame lihtsalt Vanast Testamendist, me läheme erinevatest kirjakohtadest läbi ja olen mõttega kaasas ja lihtsalt nagu mõtiskleme nendest kirjakohtadest. See on teise ajaraamatu 5 ja ma loen 12. peatükist alates. Ja kõik lauljad, leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valgeis linases riides simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit ja koos nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunaid. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale. Ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Issanda kiituslauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilv koja, Issanda koja. Ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Me näeme siin, et seal oli üks reaalne pilv, mis tuli sinna hoonesse sisse, kui nad kiitsid Jumalat. Ja ma usun, et see on põhjusega, miks piibel ütleb siin, et pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja koos kõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale. Kui me oleme koguduses ülistamas Jumalat, siis see on tähtis, et me ühe korraga ja koos kõlas me kiidame Jumalat. See ei tähenda seda nüüd, et igaüks peab ideaalselt, perfektselt laulma, aga Jumal tahab, et meie kõikide südamed oleksid kaasas ülistamisega, kui me oleme ülistamas. Seal peab olema üks meel koguduses ja Jumal, see austab Jumalat, kui meil on üks meel oma vahel. Ja ta ütleb siin, et kiitust ja tänu Issandale. Ja siin lõpus ta ütleb, ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast. Inglis keeles räägib tegelikult seda, et nad ei võinud enam püsti seista selle pilve pärast, sest Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Sa kujutad ette, et see pilv tuleb sisse sinna ruumi ja see täidab selle Jumala koja ja nad ei suutnud enam püsti seista, sest et Jumala ligiolu oli nii tugev. Ja see sama Jumal on meie Jumal. Me vahest mõtleme, et Vanas Testamendis oli nii, aga see sama Jumal on meie Jumal. Ja me ülistame seda täpselt sama Jumalat, kes tahab meile anda tunda ennast. Tema ligiolu on tema pale ja ta tahab anda ennast tunda meile. Jumal tuleb oma ligioluga ja see on imeline tunne ja seal on rahu, seal on rõõm, seal on see süke mõnus tunne, eks ju. Me naudime Jumala ligiolu ja see on hea, me peaksimegi nautima. Aga me peame tuletama meelde, et kui me tuleme Jumala ligiolu, me tuleme sinna austusega. Me tuleme sinna Jumala kartusega. Vaatame teise Moosese raamatusse. Teise Moosese 19. Ja ma loen 16. salmist. Ja 3. päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarve hääl, nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Nüüd, see on Jumal, kes on näitamas oma ligiolu. Seal on midagi, mida nad näevad, et seal on välku lööb, nad kuulevad, seal müristab
ja sarve hääl, pasuna hääl oli seal. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad asetusid mäejalale. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Jehova laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Et kui sa kujutad ette, kui sa oled käinud mingite suurte mägede juures, ja kui sa kujutaksid ette, et sinna mäe peale laskub üks suur massiivne tuleleek ja see suitseb ja seal välku lööb ja seal on pasuna hääled, nagu kui ja sa saad aru, et see on Jumal. Ja see on see, mis Iisraeli rahvas nägi seal. Ja kui sa kujutad ette seda Jumala kartust, mis tuli nende südametesse, kui nad nägid seda kõike, mida Jumal tegi. Ja sarve hääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Ja Jehova laskus Siinai mäele, mäetippu. Jehova kutsus Moosese mäetippu ja Mooses läks üles. Ja Jehova ütles Moosesele, mine alla, hoiata rahvast, et nad ei tungiks Jehova juurde teda vaatama, et paljud neist ei langeks. Nüüd, miks see rahvas oleks langenud? Sest et nad olid ebapühad. Jeesuse verd ei olnud veel valatud selleks ajaks. Aga tänu Jumalale, et nüüd Jeesuse veri on valatud meie eest. Ja me saame tulla Jumala ligiollu ilma, et me ära sureks. Sest et Vanas Testamendis seal olid reaalsed olukorrad, kus inimesed surid ära sellepärast, et nad tulid ebapühadena Jumala ligiollu. Aga huvitav asi on see, et see juhtus ka Uues Testamendis. Sest et kui Jumala ligiolu tase hakkab tõusma, siis see Jumala kartuse tase peab ka meie sees tõusma. Ja Jumala kohtumõistmine jääb ikkagi, see on selles suhtes, see on reaalne asi. Ja 22 salm. Ja preestritki, kes liginevad Jehovale, peavad endid pühitsema, et Jehova neid ei kohtleks karmilt. Me näeme, et Jumal ilmutab ennast oma rahvale väga aukartust äratavalt. Kui sa vaatad Piibli algusesse ja need esimesed nagu viisid, kuidas Jumal ennast oma rahvale ilmutab, see ei ole nagu siuke nunnutamine. see ei ole siuke, et tule siia, et las ma kallistan sind, mis on Jumala loomusest osa, et me saamegi nautida Jumala ligiollu ja olla talle ligi ja nautida seda. Aga ma usun, et see alus peab olema Jumala kartus. Sest et kui me hüppame nagu sellest Jumala kartusest üle ja ütleme, et ei, ma lihtsalt naudin Jumalat ja vahet pole, mis minu elus toimub, aga ma tulen ikka Jumala ligiollu, siis see läheb väga kiiresti kiiva. Aga see alus peab olema Jumala kartus. See alus peab olema see, et me mõistame, et Jumal on püha ja et ta kutsub meid olema pühad. Ta kutsub meid, et meie puhastaksime oma südamed, et me hoiaksime oma südamed puhtana. Ja et kui me tuleme talle ligi, me tuleme puhta südametunnistusega läbi Jeesuse vere. Vaatame Uude Testamenti ka ja me näeme apostlite tegude 2. peatükis ühte näidet Jumala ligiolust. Ja kui 4 pühipäev kätte tuli 1. salmist, olid kõik ühes paigas koos ja taevast sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Nüüd see on Uus Testament ja nüüd nad lihtsalt ei näinud ja ei kogenud Jumalat, aga nüüd Jumal tuli nende sisse püha vaimu läbi, sest siin ütleb, et nad said täis püha vaimu. Vanas Testamendis see ei saanud juhtuda, sellepärast, et nad ei olnud puhastatud Jeesuse vere sees. Nad ei saanud olla püha vaimuga nagu ristitud või täidetud, aga nüüd Uues Testamendis, kuna me saime Jumala templiks, ja nüüd ei ole enam seda füüsilist templit, vaid Jeesus käristas selle vaheriide lõhki ja Piibel ütleb, et nüüd teie olete Jumala tempel. Ja nüüd püha vaim kolis sisse meie sisse. Ja kui me tuleme Jumalat ülistama ja me kogeme tema ligiolu ja võib-olla see isegi nagu füüsiliselt võid näha Jumala ligiolu mõju,
kellegi peal, kas keegi võib-olla kukub maha või keegi, sa näed, et ta väriseb või mingid manifestatsioonid, siis sina saad võtta vastu Jumala ligiolust. Jumala ligiolu ei ole lihtsalt see, et ma kogen midagi, vaid Jumala ligiolu on ka see, et ma saan sellest vastu võtta. Ehk siis me näeme siin, et nad said täis püha vaimu. Me saame olla täis Jumala püha vaimu. Kui me ülistame teda ja kui me oleme tema ligiolus, siis me saame täidetud. Jumal tahab meid täita endaga. Jumal tahab meid täita oma püha vaimuga. Aga me saame seda usus ammutada tema käest. Nüüd vaatame, ma korraks mainisin ka seda Apostlite 5. peatükis. Kui me räägime sellest Jumala kartusest, siis siin on see lugu Ananiasest ja Safirast. Aga keegi mees, Ananias nimi, oma naise Safiraga müüs oma varanduse ja mees toimetas oma naise teades muist hinda kõrvale ja muist ta tõi ning pani apostlite jalge ette. Aga Peetrus ütles, Ananias, mispärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid pühale vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda. Eks see su käes olles olnud sinu oma ja kui see oli müüdud, eks see olnud ka siis sinu meelevallas. Mispärast oled sa seda ette võtnud oma südames? Sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Kui nüüd Ananias kuulis neid sõnu, langes ta maha ja heitis hinge ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Nüüd, miks ma räägin sellest ülistuskoolis? Sest et mida nad tegid siin? Nad andsid ja andmine on täpselt samamoodi ülistus Jumalale. Aga nad andsid ebapuhtast südamest. Nad andsid vale hoiakuga. Nad andsid sellisel viisil, et nad hoidsid midagi tagasi. Ja tegelikult, kui me mõtleme oma elude peale, siis täpselt samamoodi, kui me tuleme ülistama Jumalat, olgu see siis koguduses või oma igapäevaelus, siis me peaksime küsima enda sees, kas ma olen andnud kõik Jumalale. Ananias ja Safira, nad ei andnud kõike. Nad ütlesid, et nad annavad kõik, aga nad tegelikult ei andnud kõike. Ja nad valetasid ülistades Jumalat. Ja meil peab olema see Jumala kartus, et me ei valetaks, kui me ülistame Jumalat. Et me ei laulaks neid ülistuslaule, et Jumal, ma annan sulle kõik. Ja samal ajal selja taga meie elus on asjad, mida me pole andnud Jumalale, mille suhtes Jumal on tegelenud ja tegelenud ja tegelenud ja tegelenud meiega ja me pole seda ikka korda pannud. Ja või me laulame ülistuses, et Jumal, sina oled minu ainus. Aga kas vahest me mõtleme, et okei, muidugi, ta on ainus Jumal, aga Piibel räägib iidolitest. Kas meie elus on asjad paigas? Kas Jumal on esimene meie eludes? Et me katsuksime oma südamed läbi, sest ilmselgelt me ei ole oma kogudusega, me ei ole Kristuse ihus jõudnud sellesse kohta, kus nad siin olid. Sest et seal oli selline Jumala kartus ja ma usun ka, et selline Jumala ligiolu, et kui nad tulid sinna ja inimesed reaalselt surid ära sellepärast, et nende südamed ei olnud korras ja nad käitusid patuselt valesti, nad valetasid Jumala ligiolus, ülistades Jumalat tegelikult. Meie Jumala kartus peab kasvama. Me ei tohiks tulla Jumala ligiollu kuidagi lohvakalt või sükse suvalise hoiakuga. Kõige alus, see alus peab olema Jumala kartus. Et me mõistame, kui püha ja kui vägev on Jumal. Ja kui väga me vajame Jeesuse verd ja kui väga me peame olema puhta südamega tema ees, kui me tuleme Jumala ette. Vaatame psalmidesse. Et tegelikult enne kui me sinna lähme, vaatame ilmutuse raamatusse. Ilmutuse, ma loen 1. peatükk 9. salm. Siin on Johannes on Patmose saarel. Mina, Johannes, teie vend ja teie kaaslane viletsuses ja kuningriigis
ja kannatlikkuses Jeesuses olin saarel, mida kutsutakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Ma olin vaimus issanda päeval ja kuulsin oma selja taga suurt otse kui pasuna häält. See on huvitav, et lihtsalt ma ise täna märkasin seda, ma polnud varem märganud. Esimeses ajaraamatus, kui me lugesime seda, kus need preestrid ei suutnud teenida, nad kiitsid Jumalat pasuna häälega ja siis Jumala ligiolu tuli. Kui sa vaatad, kui see Jumal tuli Siinai mäele, siis tema hääl oli otse kui pasuna hääl. Ja me näeme siin jälle, et seal oli otse kui pasuna hääl ja me teame, et Jeesus tuleb tagasi pasuna häälega. Nii et seal on midagi selles, kui sa mõtled, et see ei olnud harf või see ei olnud mingi vaikne flööt, eks ju, vaid kuidas Jumal tuli oma ligiolugu sisse, kui oli pasuna hääl. Ja ma usun, et selles on nagu see sümbol, et kui me tuleme Jumala ette, me hõiskame ta ees, me kiidame teda, me anname kõik endast, me ei hoia mitte midagi tagasi. Et see ei ole lihtsalt üks vaikne harf või selleks on ka oma aeg, eks ju. Aga alguses, kui me tuleme Jumala ette, seal on midagi võimsat, seal on midagi, mis tervitab Jumalat, mis kutsub ta sisse, mis on nagu kuninglik ja selline kiitev ja ülistav ja nagu hõiskav justkui. Vaatame edasi, siin on 11 salm, mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ja läkita neile 7 kogudusele, Efesosesse, Smyrnasse ja Pergamoni ja Thyatirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse. Ja ma pöördusin ümber vaatama seda häält, mis minuga rääkis. Ja kui ma olin pöördunud, nägin ma 7 kuldküünla jalga ja keset neid 7 küünla jalga üht, kes oli inimese poja sarnane. Riietatud pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek. Ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv, hiilgav vasemaak ja tema hääl oli nagu suurte vete kohin. Ja temal oli paremas käes 7 taevatähte ja tema suust läks välja terav 2-teraline mõõk. Ja tema pale oli otse kui päike, kui see paistab oma väes. Nüüd vaata seda huvitav. Tema pale oli otse kui päike. Ja me rääkisime sellest, et Jumala pale on Jumala ligiolu. Ja kui sa mõtled, mida teeb päike, ta valgustab pimeduse. Ja täpselt samamoodi, ma tean, Sander, sul on see tunnistus, mida sa oled rääkinud tihti, kui sa olid nagu Jumalast ära langenud ja sa tulid Paide kogudusse ülistama, siis sul alati tekkis see süke südametunnistus hakkas koputama. Ja see on see, mida Jumala ligiolu teeb meiega. Kui me tuleme Jumala ligiollu, siis see on nagu särav päike ja see valgustab meie südame sopid ja see valgustab, kui me peame midagi oma eludes paika panema, siis Jumala ligiolus need asjad tulevad välja. See ei ole mitte see, et Jumal ei hakka sind süüdistama, aga Jumal koputab su südame tunnistusele. Ta toob su meeleparandusele. Ja kui me veedame aega valguses, siis me saame käia puhtuses. Aga kui me käime pimeduses, siis sa võid ennast leida kohast, kus sa tuled Jumala ligiollu ja asjad hakkavad kraapima ja häirima. Aga me peame need asjad korda panema. 17 salm. Kui ma teda nägin, siis ma langesin maha tema jalgade ette nagu surnu. Ja ta pani oma parema käe mu peale ja ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimne. Me näeme siin, et Johannes samuti ta langes maha nagu surnu. Ja see on Jumala ligiolu, mis teeb seda meiega. Kui see tuleb nii tugevalt meie peale, siis me võime langeda maha. See võib mõjutada meid füüsiliselt, kui Jumala ligiolu tuleb tugevalt. Ja me igatseme seda. Me ei igatse seda lihtsalt sellepärast, et me tahame näha mingisuguseid nagu manifesteerumisi, aga me tahame, et Jumal liiguks meie seas veel vägevamal viisil, sest et me näeme läbi apostlite tegude, et seal, kus oli Jumala kartus, seal, kus olid sellised vägevad manifesteeringud, seal olid ka imed, seal olid tunnustähed, Jumal sai liikuda, inimesed said päästetud, Jumala kuningriik laienes. Ja me ei peaks nagu rahulduma lihtsalt selle väikese nagu
Jumala ligiolu tilkumisega, nagu kui öelda seda nii, et me ei peaks rahulduma selle ütleme siis nagu hüppeliigesteni veega, eks ju, vaid me tahame seda kõrget vett, kus me ujume ja mis nagu tõmbab meid kaasa, see Jumala ligiolu, et see oleks sügavam, et see oleks kõrgem, et see oleks vägevam. Aga see algab sellest, et meil on Jumala kartus, et meie südamed on puhtad. Vaatame psalmid 24. Ma loen täna palju kirjakohti, aga ma arvan, et see ongi hea. Ma usun, et need neljapäevad ongi sellised head nagu piiblitunnid, kus me saame lihtsalt nagu immutada ennast selles sõnas. Psalmid 24 ma loen 3. psalmist. Kes tohib minna Jehova mäele? Nüüd Jehova mägi Vanas testamendis, see räägibki Jumala ligiolust. See, nagu me lugesime seal enne ka, see oli see Siinai mägi, kuhu Mooses läks Jumala ligiollu ja ta rääkis seal Jumalaga. Ja kes tohib minna Jehova mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse Jehovalt ja õigus oma Jumalalt, kes on tema abi. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet. See on Jaakob, Seela, kes otsib su palet või siis kes otsib su ligiolu. Me peaksime otsima Jumala ligiolu. Mida see tähendab? Me igatseme selle järele. Me igatseme, et seal oleks need sügavamad kohad Jumala ligiolus. Me tahame minna kaugemale Jumala ligiolus. Mitte lihtsalt selleks, et kogeda, vaid selleks, et elud saaksid muudetud. Meie elud, teiste elud, maailm saaks muudetud. Aga me igatseme Jumala ligiolu ja me igatseme Jumala ligioluga sellepärast, et me tahame teda tunda, sest et tema ligiolu on tema. See on tema isiksus, see on tema pale. 3. salm ütleb, et kes tohib minna Jehova mäele, kes tohib seista ta pühas paigas. Jumal tahab, et me seisaksime ta pühas paigas. Mida see tähendab? See tähendab, et me jääme tema ligiollu. Et me ei ole üks hetk sees ja teine hetk väljas ja siis me peame uuesti meelt parandama, sest me läksime Jumala ligiolust välja ja siis me ütlesime midagi valesti või tegime midagi valesti ja nüüd me läheme uuesti tagasi Jumala ligiollu tänu Jumalale ja siis me tuleme jälle välja. Et me ei oleks nagu süüke, aga et me jääks Jumala ligiollu. Ja see ei tähenda otseselt seda, et sa kogu aeg pead nagu tundma midagi, aga see tähendab seda, et su süda on pööratud Jumala poole ja et sa oled pidevalt nagu teadlik Jumalast, et sa suhtled temaga, et sa mõtled tema sõna peale, et sinu meeled, sinu süda on pööratud Jumala poole. Lähme vaatame veel Hebrea kirja. Hebrea 9. peatükki. Hebrea 9.13. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehmatuhk, mis riputatakse nende peale, kes on rüvetunud, pühitseb liha puhtuseks, ta räägib Vana Testamendi riitustest. Kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi iseenese veatuna ohverdas Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Nii et Kristuse veri puhastab meie südametunnistuse teenima elavat Jumalat. See sõna teenima tegelikult räägib ka ülistamisest. Ja kui sa oled oma minevikus mööda pannud ja sa oled meelt parandanud, siis Kristuse veri puhastab meie südametunnistuse. Me ei pea ennast süüdi tundma, me ei pea tundma ennast patusena ja me ei olegi patused, sest et Kristuse veri on meid õigeks teinud, kui me oleme meelt parandanud ja pöördunud ära oma patust. Sest et Piibel ütleb, et ta on ustav ja ta annab meile andeks. Ja kui sa vaatad
siit ühe peatüki edasi, Hebra 10:14. Sest ühe ohvriga on ta jäädavalt teinud täiuslikeks need, keda pühitsetakse. Seda tunnistab meile ju ka püha vaim, sest kui ta on ütelnud, niisugune on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand. Ma panen neile südamesse oma käsud ja kirjutan need neile meele. Ega mäleta enam nende patte ja ülekohtu tegusid. Jumal ei mäleta, järelikult sina ka ei pea mäletama. Amen. Kui Jumal ei mäleta, siis meie ei pea ka mäletama. Ja võib-olla mõned inimesed võib-olla on öelnud, et ma ei suuda, et mulle ikka tuleb meelde, mis ma tegin, kui ma olin päästmata või mis iganes. Aga Piibel ütleb, et tegelikult see otsus mitte mäletada, see ongi otsus. Ma otsustan, et ma ei mõtle nende asjade peale. Ma otsustan, et ma ei vaata tagasi. Ma otsustan, et ma ei mäleta neid asju, sest et need on Jeesuse verega puhtaks pestud ja ära võetud. Ja see on nagu Kristi ja Johannes ütles, et vaadake, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. Vanas testamendis oli see, et loomade veri, see kattis need patud, aga nüüd Kristuse veri, see võtab ära need patud. See on sama nagu mul võib olla plekk siin pluusi peal ja ma katan selle käega ära, sa ei näe seda, aga see on ikka seal. Aga nüüd, kui ma panen selle pessu ja pesen ära ja see on puhas. Ja see on see, mis Kristuse veri teeb meiega. Amen. See võtab täielikult ära need patud. Ja meil pole mitte mingit põhjust mõelda isegi tagasi nende peale. 18 salm. Aga kus need on andeks antud, seal ei ole enam tarvis ohvrit nende eest. Nii on meil siis, vennad, Jeesuse veres julgus sissepääsuks pühasse paika. Amen. Meil on julgus, et sisse pääseda pühasse paika. Kui sa kujutad ette, et vanas testamendis need preestrid pidid ühe pika joru igasuguseid nagu, kuidas neid kutsuda, kas need on nagu riitused või mingisugune, sellised, need on tegelikult nagu ikkagi Jumala paika pandud seadused, mida nad pidid täitma, need erinevad pesemised ja ohverdamised ja tegelikult need kõik kuulutasid Kristusest ette. Kui sa hakkad neid lugema, siis iga asi, mida nad tegid, see kuidagi rääkis Kristusest. Aga nüüd tänu Jumalale Kristus tuli ja tema oli see veatu ohvri all, kes ohverdas ennast kõikide meie eest ja nüüd meil on julgus sinna samasse pühasse paika, et minna sinna samasse pühasse paika, kuhu need preestrid läksid. 20 salm. Ja selle on ta meile avanud uueks ja elavaks teeks eesriide, see on oma liha kaudu. Ja meil on suur preester Jumala koja üle. Astugem siis ligi tõelise südamega, täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest. Vaatame need kõik eraldi. Astugem siis ligi tõelise südamega. See on ausa südamega, et ma ei pane mingisugust maski ette endale, et ei, tegelikult on kõik korras. Ei, ma lähen Jumala ette tõelise südamega. Ja kui tõesti on midagi korrast ära ja võib-olla seal on mingid asjad su elus, mis peavad paika minema, siis Jumal austab seda, kui sa tuled tema juurde ausa südamega. Mitte nagu kuidagi võltsilt nagu tulles Jumala ette, et ei, et kõik on korras, kõik on hästi, ma olen usus, amen. Aga tulles ausa südamega Jumala ette, et me ei mängiks nagu võltsusklikke, vaid kui tõesti seal on vaja midagi korda panna, siis me tuleme ausalt Jumala ette, me tunnistame oma patu, me paneme selle korda, me parandame meelt ja Jeesuse veri on meid puhtaks pesnud. Tõelise südamega, täielikus usus. Nüüd, millesse meil see täielik usk on? Jeesuse veresse. Ja. Mitte endasse, mitte enda oskusesse, mitte enda võimekusse, mis iganes. Täielik usk Jeesuse veresse, Jeesuse ristitöösse. Et kui ma tulen Jumala ette, siis ma saan tulla tema ligiollu, mitte oma tegude pärast või mitte oma teadmiste pärast, vaid Jeesuse vere pärast. Ja ma täiesti usun seda, et sa võid nagu
panna mingisuguse listi paika, et nüüd sa pead esimesena tegema seda ja siis seda ja siis seda ja siis seda. Ja need võivad isegi piibli järgi olla tõde. Aga kui sul ei ole usku sellesse, et Jeesuse veri on sind puhtaks pesnud, siis sa ei suuda Jumala ligiollu tulla, sest et sa vaatad enda vigade peale kogu aeg. Aga nüüd, kui sul tuleb see usk ja sa usud, et Jeesuse veri on mind puhtaks pesnud, õigeks teinud ja ma saan julgusega tulla Jumala ligiollu, siis see Jumala ligiollu tulek ei ole mingisugune pikk rodu mingisuguseid rituaale, vaid nüüd see on lihtsalt see, et ma pööran oma südame tema poole. Ma pööran oma tähelepanu tema poole ja tema ligiolu on seal. Täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest. Ja see on see, mis Jeesus veri teeb. Amen. Nii et tuleme julgusega Jumala ligiollu. Samuti siin, kui sa vaatad, siin on 18 salmist ütleb, et aga kus need on andeks antud, seal ei ole enam tarvis ohvrit nende eest. Meil pole vaja ohvrit tuua Jumalale ja nüüd ilmselgelt me ei pea looma ohvrit tooma, eks ju, aga vahest, et me ei arvaks ka seda, et me peame nagu midagi ekstra nagu ohverdama Jumalale, et Jumal, ma teen seda ekstra sinu jaoks või ma paastun, et ei, Jumal, ta ei taha ohvrit. Ta tahab, et sul oleks usk Jeesuse veresse, et sa tuleksid julgusega. Nüüd, kui Jumal paneb su südamesse, et paastuda, et otsida teda, miks mitte. Aga paast ei peaks olema nagu midagi sellist, millega sa tahad midagi nagu välja teenida Jumalalt. Sest et Jumal ei vaja ohvrit enam. Jeesus oli see ohver. Jeesus oli see ohver. Et me ei tule Jumala ette sihukese nagu suhtumisega, et ma nüüd tahan midagi kuidagi ennast tõestada, vaid Jeesus juba tõestas. Jeesus juba tõestas kõik ja meie oleme Jumala lapsed. Ta on meid vastu võtnud oma perekonda. Ja kui sa kujutad ette üks isa, ta võtab oma lapsed vastu, ta ootab neid. Kui nad tulevad uksest sisse, ta ootab neid. Aga meie samuti me peaksime tulema ootusega Jumala ette ja selle usuga, et ta võtab meid vastu oma ligiollu. See ei ole mingisugune pressimine, et saada tema ligiollu kuidagi. See ei ole selline raske töö, et kuidagi saame Jumala ligiollu, kuidagi saame püha vaimu liikuma. Ei, see on tegelikult lihtne. See on lihtne ja see on lihtsalt see, et ma usun sellesse, mis Jeesus on teinud minu eest risti peal. Ta valas oma vere, ta tegi mind õigeks ja läbi tema ristitöö ma saan tulla julgusega Jumala ligiollu. Ma saan võtta vastu Jumala ligiolust ja ma ei pea tundma ennast süüdi, sest Jeesuse veri on mind puhtaks pestnud. Ja see ongi see, et minu fookus ei ole minu enda peal. Minu fookus ei ole absoluutselt minu enda peal. Ei minu vigade peal, ei minu tegude peal, ei minu võimekuse peal. Minu fookus on täielikult Jeesuse peal. Ja see ongi see tegelikult, kuidas sa ülistust alustad. Sa paned oma tähelepanu Jumala peale. Ja see on see, kuidas sa astud Jumala ligiollu, kui me võime seda niimoodi nagu sõnastada. Sest et Jumala ligiolu on tegelikult meie sees, sest Jumal ise on meie sees. Aga nüüd, kui me paneme oma tähelepanu Jumala peale ja me hakkame ülistama ja kiitma teda, siis me nagu muutume aina rohkem teadlikumaks tema ligiolust. Ja nüüd, kui me ülistame teda, me loome nagu selle trooni temale, kus ta saab tulla oma ligioluga veel vägevamal viisil. Nii et Jumala ligiolu on tema pale. See on tema isiksus. Ärme mõtle, et Jumala ligiolu on lihtsalt mingisugune asi. Jumala ligiolu, me ei tohiks nagu suhtuda sellesse kuidagi niimoodi, et me peame mõistma, Jumala ligiolu on tema isiksus. See on, kes ta on. Kui sa koged Jumala ligiolu, ära mõtle, et see on nagu soojus või mingisugune mateeria asi. See on Jumala isiksus. Tema tuli siia. Kui sa mõtled selle peale, tema tuli siia. Jumal on siin. Et me ei mõtleks Jumala ligiolule sellisel viisil, et kuidas ma saan Jumala ligiolu kasvatada või kuidagi nagu sügavamale minna, et ma proovin, ma ei tea, kas ma nagu teen seda selgeks kuidagi praegu,
aga et me mõistaks, et Jumala ligiolu on tema isiksus. Et me ei suhtuks Jumalasse kui asja, vaid ta on isiksus, ta on isik ja tema ligiolu on tema pale, tema isiksus. Ma tahan, et me siin lõpus võtame lihtsalt aega, et ülistada Jumalat ja tulla tema ligiollu. Ja tegelikult me ei pea isegi püsti tõusma ja lihtsalt istu seal, kus sa oled. Ja me lihtsalt pöörame oma tähelepanu Jumala peale. Halleluuja. Isa, me täname sind Jeesuse vere eest. Mis on meid puhtaks pesnud, mis on meid valgeks teinud nagu lumi. Me täname sind, Issand, et me saame julgusega tulla sinu ligiollu. Halleluuja. Tänu sulle, kiitus sulle, Issand. Halleluuja. Võime lihtsalt tänada teda oma südamest, kiida teda oma südamest oma sõnadega. Halleluuja, Issand, me kiidame sind, me täname sind, Issand, me ülistame sind, Issand. Halleluuja, 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 kiidame sind, Issand. Tänu sulle, Jeesus, sinu verest. Tänu sulle, Jeesus, sinu verest. Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus. Me tuleme julgusega sinu ligiolus. Julgusega sinu ligiollu. Halleluuja, 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 halleluuja. Tänu sulle, Isa. Me paneme oma tähelepanu sinu poja vere peale, Isa. Me paneme oma tähelepanu selle peale, mida sina tegid ristil, Jeesus. Jeesus, me täname sind. Täname sind, et sa kandsid meie patud. Täname sind, et sa tegid meid õigeks. Täname sind, et sa pesid meid puhtaks, Jeesus. Täname sind, et meil on lihtne, julge ligipääs sinu ligiollu, Issand. Halleluuja. Tänu sulle, Issand. Jeesus, kui ta suri risti peal, siis see vahevaip käristati lõhki. See käristati lõhki, et meil oleks vaba ligipääs sinu ligiolles. Täname sind, Issand, selle eest. Halleluuja, 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 halleluuja. Halleluuja, halleluuja, tänu sulle, Jeesus. Halleluuja. Täname sind, Issand, sinu ligiolu eest siin paigas. Austame, ülistame sind, Issand.
saab väikeseks sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näeks. Issand, sind me igatseme vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks. Sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab väikeseks. Sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näeks. Issand, sind me igatseme vaid. Issand, sind me igatseme vaid. Issand, sind me igatseme vaid. Täname sind, Issand, sinu ligiolu eest. Täname sind, Issand, sinu püha vaimu eest. Amen. Ja julgustan kõiki, et me praktiseeriksime seda oma isiklikus elus, kus me tuleme Jumala ligiollu igapäevaselt ja see ei ole raske, see on lihtne, sest et Jeesuse veri juba tegi tee. Jeesus tegi selle töö ära juba meie eest ja me saame nüüd lihtsalt tulla tema ligiollu, pöörates oma tähelepanu tema peale, pöörates oma südame tema poole. Ja mida rohkem me seda nagu harjutame, mida rohkem me seda teeme, seda lihtsamaks see saab meie lihale. Sest et alguses on võib-olla tegemist oma mõtetega või tegemist oma lihaga, aga lõpuks see saab nii lihtsaks, et see on lihtsalt ühe hetke kaugusel. Amen. Me tänaseks lõpetame. Aitäh kõigile, kes tulid.